Kord saatis peremees Sulase jõe äärde kalu püüdma. Sulane püüdis, kuni jäi hilja peale. Pime tuli kätte ja vihma hakkas sadama. Mehel polnud mujale vihmavarju minna, kui ronis kummuli käänatud paadi alla, mis oli seal samas jõe kaldal. Veidi aja pärast tulid jõest 3 näkki. Ei pannud meest tähelegi, asusid paadi lähedale juttu ajama. Üks ütles: "Mina tean midagi." Teine ütles: "Mina ka tean midagi." Kolmas ütles, et temagi teab midagi. Mees jäi kiki kõrvu kuulatama, mida need näkid siis teavad. Ja siis hakkas esimene jutustama. Siit suure tee äärest pool versta eemal on talu. Seal on õue värava vahel maa sees rahakast. Ainult väike nukk ulatub välja. Keegi ei tea, et see on rahakast. Kõik arvavad, et on kivi. Seda kasti oleks hõlbus kätte saada, kui minna südaöösi ja veidi kaevata. Teine jutustas. Teie teate küll, et siit mõni hea verst allapoole ehitatakse jõele veskitammi. Seda on ehitatud juba mitu aastat. 1000 on ära kulutatud, aga tamm ei saa ega saa valmis. Mis päeval tehakse, see öösi lõhutakse. Asjaga saadaks aga hõlpsasti hakkama, kui keegi taipaks tammi kohale mõlemale poole kalda äärde ristid vette panna. Kolmas kõneles. Mina tean, et kuningatütre silmad on haiged juba kaua aega. Kõige targemad tohtrid on silmi arstinud. Kõik rohud on ära proovitud. Midagi ei aita. Aga silmad saaksid kohe terveks, kui neid Maarja jää veega pesta. Sulane pidas kõik hästi meeles ja kui näkid ära läksid, tuli paadi alt välja ja läks koju. Järgmisel ööl läks rahakasti ära tooma. Oligi värava vahel rahakasti nukk näha nagu kivikühm. Kaevas siis rahakasti välja ja tõi koju. Nüüd oli Sulane rikas mees, raha enam kui 7 mõisasaksal kokku. Peremees nägi ka, et Sulasel palju raha ja hakkas pärima. Kust sa said? Sulane ei teinud asjast saladust, vaid jutustas ära, kuidas ta paadi all lamades näkkide juttu pealt kuulas. Peremehel tuli ka kange rahahimu. Läks teisel õhtul ise jõe äärde paadi alla ja jäi kuulatama. Varsti tulidki näkid. Esimene ütles. Kas teate, et rahakasti enam ei ole värava vahel maa sees? Keegi on meie juttu pealt kuulanud ja rahakasti ära toonud. Vaatame, ehk on nüüd jälle kuulatamas. Hakati otsima ja leiti peremees paadi alt. Kohe võeti peremees kinni ja tuuseldati ta vaese omaks. Sulane aga läks möldri juurde, kes veskitammi ehitas ja pakkus ennast ehitaja meistriks. Mölder ei olnud muidu nõus võtma, kui pangu mees käsiraha sisse, sest nii paljud olid käinud ehitamas, aga ükski pole sellega hakkama saanud. Sulane siis maksis ka summa sisse, raha tal ju oli. Palkas töömehi ja hakkas ehitama. Enne aga pani mõlemale poole kalda äärde ristid vette, nagu näkk oli õpetanud. Nüüd läks ehitus jõudsasti. Mis tükk ikka paigale pandi, see sinna ka jäi. Keegi ei lahutanud ära. Kui tamm valmis oli,
sai Sulane jälle mitu tuhat rubla. Nüüd ostis ta endale uhked riided ja läks kuningalinna. Kui mees kuninga ette lasti, lubas ta kohe kuningatütre silmad terveks teha. Kuningas ütles: ükski ei ole veel mõistnud minu tütre silmi terveks teha. Kui sina teed, oled kõige targem ja saad mu tütre endale naiseks. Sulane pesi kuningatütre silmi Maarja jääveega ja kohe said silmad terveks, nagu poleks haiged olnudki. Nüüd oli kuningalossis rõõm suur. Kohe peeti toredad pulmad. Kui vana kuningas suri, sai Sulane tema järel kuningaks.